Nii, tere õhtust. Sain omale uue telefoni ja kuna mul kodus, praegu ma olen siin ju Zoomis ja olen nagu lauaarvutis, et mul kodus netti ei ole ja siis ma jagan läbi telefoni ja sellepärast ma siis eile ei saanudki lugeda, et mu telefon lihtsalt ütles üles, aga noh, see telefon oli ka juba tsaari ajal ostetud, et nii või naa ta kunagi pidi need otsad andma, et enam ei laadinud. Panin juhtme taha, aga kogu aeg on 1% ja 1% ja siis käisin taga telefoni kiirabis ja öeldi, et see emaplaat on ennast ammendanud. Nii, ja täna on siis tundmine ja tajumine. Hakkame lugema. Taju on nagu tuul. See liigub ja muutub pidevalt. Taju tähendab erinevate energiate teadvustamist ja on põgus nähtus. Taju muudab su teadlikuks võimalike valikute suhtes ja näitab sulle, kuidas need valikud asju energeetiliselt muudavad. Kui sa oled nõus vastu võtma piiritu taju, siis on sul ka piiritud valikud. Taju on üüratu, nagu tohutu nisuväli. Tuulehoog tabab nisu ja sina näed, kuidas kogu väli lainetab isemoodi rütmis iga kord, kui tuul mööda puhub. Mida teravam on su taju, seda selgemalt kujutad sa ette pilti kogu maailmas toimuvast. Kõigil on võime näha tervet maailma samamoodi, nagu me näeme nisuvälja. Meie aga üritame hoopis selle kohta mingit emotsiooni luua, et saaksime seda nähtust määratleda, mis meie arvates võimaldaks meil seda kuidagi kontrollida ja anda sellele loogiline kontekst. Kui sa püüad jõuga muuta oma teadlikkust emotsiooniks, siis püüad sa seeläbi anda teadlikkusele kindla kuju, et võiksid sellega midagi peale hakata. Enamik tundeid ja emotsioone on mõeldud negatiivse vaatenurga, mitte positiivse elamuse kirjeldamiseks. Tunded aitavad harva avardada sinu teadlikkust või maailmapilti. Põhjus on selles, et tunnete loomiseks peame esmalt oma teadlikkusest lahti ütlema. Emotsioonid ja olemine. Mõtted, tunded, emotsioonid. Seks ja seksi puudus on olemise, tajumise, teadmise ja vastuvõtmisvõime madalamad harmoonilised tasemed. Nende piiratud versioonid, kui sa elad piiritu olendina, on sul piiritu võime kogeda kõike, ilma et peaksid seda määratlema, piiridesse suruma või jõudma punkti, kus see on kellegi teise vaatenurgast loogiline. Sa oled lihtsalt teadlik sellest, et sul on need asjad olemas. Paljudel on lapsena asjadest ülepaisutatud arusaam ja neile öeldakse. Tegelikult nii ei ole. Neile õpetatakse, et nad paneksid asjad tunnetest lähtuvalt konteksti. Näiteks tajusin ma lapsena kellegi juures midagi ja mainisin seda emale. Ja ema ütles seepeale. See inimene on lihtsalt kurb. Mina aga tundsin midagi palju enamat kui lihtsalt kurbust. See oli palju võimsam kui mingi muu, mida varem kurbuseks pidasin. Kui ema ka ütles mulle, et seda tunnet tuleks mõista kurbusena, mõtlesin ma. Ju ma siis eksisin. Ilmselt ei saa ma asjast aru. Tegu on arusaamatusega. Ma hakkasin endast eraldama teadlikkust ka kõige muu kohta, et saaksin kohandada oma taju lähtuvalt ema kirjeldustest. Ma otse kui asetasin oma taju selleks ette nähtud auku, mille ema oli juba valmis teinud. Meil kõigil on kombeks lähedaste inimestega suheldes samamoodi teha. Inimesed ütlevad näiteks, mulle tegi sinu öeldu kohutavalt haiget. Kas nad said tõepoolest haiget või püüavad nad seeläbi tõestada, et kogevad midagi? Nad määratlevad iseennast kui seda emotsiooni. Inimesed on väga emotsionaalsed ning kasutavad tekitatud traumat ja draamat tõestamaks, et kogevad päriselt midagi. Nad arvavad, et kui nad on haiget saanud, haavunud, pahased või mida iganes,
siis see määrabki nende olemuse. Ei, tegu on vaid pisikese osaga sellest, kes nad tegelikult on. Samamoodi otsustavad mõned inimesed astuda kahjulikesse suhetesse, tõestamaks endale, et nad ei vääri teiste armastust. Mõned otsustavad pigem end näljutada, tõestamaks, et nad ei vaja teiste hoolitsust, ei abi ega seksi. Mõned otsustavad hakata tõeliselt vastikuks, lirvaks või tõpraks, tõestamaks, et nad ei vääri oma elus meeldivaid inimesi. Kui sa elad lähtuvalt tõelisest olemisest ja teadlikkusest, ei pea sa oma emotsioonidega midagi tõestama. Seks, seksi puudus ja vastuvõtmisvõime. Räägime siinkohal seksipuudusest, 10% reaalsusest, mis käib kaasas oma vastuvõtmisvõime eitamisega. Vastuvõtmine ei ole selles mõttes mingi teo lõpuleviimine. See ei tähenda, et midagi päriselt kätte saad. Tõeline vastuvõtmine leiab aset üheaegse andmise ja saamisega. Kui oled võimeline kõike vastu võtma, saad iga päev üha kasvava kiirusega oma elu avaramaks muuta. Kui oled kunagi ärganud ilusal kevadhommikul, kui linnud laulsid ja päike säras taevas ning sa tundsid end tõeliselt elavana. Sellise enesetundega oled valmis kõike vastu võtma. Ütleme näiteks, et sõidad sellisel kenal päeval autoga ning keegi keerab sulle sõidureas ette, mis peale sina ütled. Oh, olgu, väga tore, kena päeva sulle. Ja hiljem näeme, sa tunned end suurepäraselt ja oled valmis seda suhtlust vastu võtma, ilma et laseksid sellel niisama juhtuda. Kuid on ka selliseid päevi, kui sa lükkad pärast ärkamist kella äratussignaali muudkui edasi ja 10. korra järel oled sa nii halvas tujus, et ei tahagi üldse voodist välja tulla. See tähendab seksipuuduse energiat ja vastuvõtmisvõime puudumist. Seksuaalenergia on tegelikult sama, mis keha vastuvõtmisenergia. Seksuaalenergia tähendab seda, kui tunned end hästi, näed hea välja ja uhkeldad oma hoiakuga. See ongi seks. Seksipuudus on vastupidine olukord, kui sa ütled, hoidke minust eemale, ma ei taha kellegagi mingit tegemist teha. Sa ei ole avatud vastuvõtmiseks, ehitad enda ümber seinad, et vältida igasugust vastuvõtmist. See ongi seksipuuduse hoiak. Nüüd aga võiksid endalt küsida, üks hetk, kas ma olin selle 10% seksipuudust või hoopis 990% piiritud vastuvõtmist, mida ma tegelikult võiksin saada. Inimesed arvavad sageli, et vastuvõtmine tähendab raha omandamist või suhtesse astumist või millegi saamist. Ei, vastuvõtmine tähendab rõõmuküllast elu. Kui sa elad rõõmuküllaselt, võid sa vastu võtta mida tahes ning sellest lähtuvalt saab sulle osaks kõik, mida palud. Kui sa seda mõistad, võid sa hakata kõike muutma ja elama täiesti teistsugust elu. Mida oled sa valmis vastu võtma? Kuidas on võimalik teada, et sa pole valmis mingit asja vastu võtma, siis kui sa ei luba seda asja oma ellu? Ja nüüd on harjutus. Mine mõnda poodi ja vaata kõiki neid asju, mida sa iial ei ostaks. Kõik see, mida sa ei osta, on miski, millest lähtuvalt sa vastu võtta ei saa. See harjutus näitab kõiki kohti su elus, kus endale piiranguid lood. Küsi endalt, kas ma olen valmis seda endale saama? Või teesklen ma ainult, et olen valmis seda saama? Iga kord, kui otsustad, ma ei osta endale seda, lood sa seega koha, millest lähtuvalt sa vastu võtta ei saa. See harjutus on lihtsaim moodus selgeks teha,
mida sa elult saada ei või. Kõik see, mida sa pole nõus ostma, näitab kätte asjad, mille oled otsustanud elust kõrvaldada. See ei tähenda, et peaksid kohe kõike ostma hakkama. Küll aga peaksid sa olema valmis vastu võtma kõige energiat. Eelmainitud harjutust proovis ka üks meie endine töökaaslane, naine, kes mõistis, et ei suutnud poes mõningaid asju isegi näha, sest ta polnud valmis neid oma elus vastu võtma. Ja ta ütles, Keeri palus mul seda harjutust proovida, seega läksin ma ehte poodi, kus olen käinud vähemalt 50 korda. Ma olin valmis ostma peaaegu kõik seal poes müüdavad tooted, sest ma armastasin ehteid. Aga kuna läksin sinna harjutust sooritama, hakkasin ma vaatama pigem neid tooteid, mida ma osta ei tahtnud. Kuigi ma olin eelnevalt arvanud, et ostaksin tõenäoliselt kõik, mis poes vähegi müüdi, leidsin ma ka palju sellist, mida ma osta ei tahtnud. Ja ma nägin poes müügil ka selliseid asju, millest ma teadlikki polnud, mis oli minu jaoks väga huvitav. Poe külastamine on üks viis, mille abil võid endale teadvustada asju, mida sa pole valmis vastu võtma. Kui sa hakkad otsima asju, mida sa osta ei sooviks, siis otsid sa tegelikult asju, mille kohta oled otsustanud, et need sulle ei meeldi. Kui sulle miski ei meeldi, siis ei lase sa selle asja energiat oma ellu. Eelmainitud harjutus juhib su tähelepanu kõigile valdkondadele su elus, kus sa ütled, mulle see ei meeldi, aga ma ei võta seda vastu, ma ei tee seda kunagi või ma ei saa seda kunagi endale. Peaksid olema võimeline kõike märkama. Iga kord, kui otsustad, ma ei taha seda oma ellu, eraldad sa endast ühe astme jagu teadlikkust. Kui pole olemas midagi sellist, mida sa poleks nõus oma ellu lubama, siis võid sa igasse ruumi sisenedes tunda kõige ümbritsevat energiat. Sa märkad, kui midagi on sinna lisatud või miski sealt puudub, sest oled energeetilisel tasandil valmis kõiki neid asju oma ellu laskma. Parimal juhul oled sa harjutuse tagajärjena valmis vaatama asju hoopis teise pilguga ja küsima, hästi, mis siis, kui mu elus oleks see olemas? Mis mu elus muutuks, kui ma oleksin valmis seda vastu võtma? Kui ma oleksin valmis selle oma ellu laskma, siis milliseks mu elu kujuneks? Iga kord, kui otsustad, ma ei taha seda oma ellu, takistad sa seeläbi endal millestki energiat ammutamast. Kui sa oled valmis midagi vastu võtma, siis oled valmis ka saama teistsugust energiat. Näiteks meeldivad mulle hobused, aga paar aastat tagasi ratsutasin ma ühel Appaloosa hobusel. Seda tõugu hobused on üleni tähnilised ning peale selle on nad nii rumalad ja kangekaelsed, et nendega polnud kuigi lõbus ratsutada. Ja ma otsustasin, et mulle ei meeldi Appaloosa hobused. Ma ei tahtnud neid vastu võtta kuidagi teistmoodi kui kangekaelsete ja rumalatena. Hiljem puutusin ma kokku üht teist liiki hobusega, mis oli samuti tähniline, aga mitte Appaloosa tõugu. Tähniline hobune, mis polnud kangekaelne ega rumal, oli minu jaoks arusaamatu nähtus. Ma nägin vaid tähnilist turja, mis tähendas minu jaoks Appaloosa hobust, mis omakorda tähendas rumalat ja kangekaelset looma. Mitte kontekstuaalne reaalsus seisnebki võimalustes, valikutes, küsimuste esitamises ja saavutustes. Kui sa oled oma kontekstuaalses universumis otsustanud, et Appaloosa hobusega ratsutamine on ajaraisk või nende hobustega ratsutades ei võida midagi juurde või Appaloosadega ratsutamine sulle ei sobi või nendega ratsutamisest pole mingit kasu, siis ei saa sa lasta oma ellu panustada mitte kellelgi, kes on nõus Appaloosa hobusega ratsutama.
See kõik ei tähenda, nagu peaksid sa Appaloosa hobustega ratsutama hakkama. See on sinu valik. Pead lihtsalt endale tunnistama, et sinu võetud vaatenurgad kõrvaldavad asju, mis muidu võiksid su ellu panustada. Küsimus on siinkohal järgmine. Kas oleksid valmis laskma kõigil ja kõigel oma ellu panustada? Piiritutel olenditel ei ole vaja õppetunde. Kas sa elad lähtudes vaatenurgast, et sul on vaja elus selgeks saada mõni õppetund? Mis siis, kui sul poleks vaja millestki midagi õppida? Sest sa oled piiritu olend. Oled elanud tuhandeid eluaegu, tegelikult isegi pigem miljoneid. Nii et kas sa arvad tõesti, et on midagi sellist, mida sa pole kogenud või teinud? Ei. Kas sul on tõesti veel mõni õppetund ootel? Ei. Sul võib küll esineda vähem teadlikkust, mistõttu arvadki, et sul on vaja veel õppetunde selgeks saada. Teisest küljest võid sa tunda end teadlikumana ja teadagi, et sul pole midagi õppida. Võid alati oma teadlikkust avardada, aga see ei seisne uute õppetundide saamises, vaid oma teadvusele ligipääsemises. Kui paljust potentsiaalsest teadlikkusest sa keeldud, sest usud, et pead veel õppetunde saama? Kas oleksid valmis oma ellu lubama rohkem teadlikkust? Kui mõistad, et sina kui piiritu olend võid teha ükskõik milliseid valikuid, võid valida midagi suuremat, dünaamilisemat ja lõbusamat kui see, mida on valinud kõik teised. Sina ise oled ainus jõuallikas, millest sul pole võimalik täielikult jagu saada. Mitte kellegi teisel pole piisavalt jõudu su peatamiseks peale sinu enda. Mitte keegi teine ei saa sul takistada midagi tegemast. Sina aga seisad enda teel pidevalt risti ees. Kuidas sa täpselt seda teed? Iga kord, kui end arvustad. Mis mulle enda juures ei meeldi. Mul on terve nimekiri ette lugeda. Ja seda oskad sa väga hästi. Kes arvustab ennast? Ikka ei ole täiuslik veel. Nii, 4. peatükk. Mida ma küll valesti teen? No täpselt. Loomupärane valelisus on midagi sellist, mida sa tavaliselt lapsena koged. Tead, et oled millestki eksinud ning miskipärast on sinu olemus seetõttu läbinisti vale. Mis siin õigupoolest toimub? Oled lasknud oma vanematel endale peegeldada seda, mida valetunne nende jaoks tähendab. Ehk vaatasid nad sind ja mõtlesid, see tüdruk lausa tõmbab endale pahandusi ligi. Ning see energia sisendas sulle valetunnet enda suhtes. Siin on üks näide Teini elust. Teini ema on oma soo ihar ja kogu Teini suguvõsa kartis, et ka Teinist saab homo, mis oli nende kõigi arvates midagi tõeliselt valet. Mida siis talle pidevalt peegeldati? Eks ikka sugulaste soovi, et temast saaks midagi sellist, mida poleks iial võimalik võrdsustada homoks olemisega. Kas see tähendab siis, et ta peaks end suruma kindlapiirilisse kasti nende teiste inimeste maailmapildiga sobitumiseks? Jaa. Aga kus on siin Teini valikuvabadus? Teini isa, ema, vanaema ja kogu suguvõsa olid seisukohal, et temast ei saa kunagi homot. Ta võib küll elada suguelu, aga homot temast ei saa. Seega lubati tal elada suguelu, aga talle ei antud sellest valikuvabadust. Ta pidi kiirgama seksuaalenergiat iga naise suunas, kellega vähegi suhtles. Kui keegi peegeldab sulle oma vaatenurka sellise tugevusega,
püüad sa paratamatult sobituda nende maailmaga, selle asemel, et ise oma maailmas elada. Asi pole siinkohal seksuaalses orientatsioonis, vaid selles, kuidas sa suhtud endasse valetundega, sest sinu maailmas on kõrvaldatud valikuvabadus, asetamaks sind sellesse kasti, milles su perekond sind näha tahab. Kuigi sinul endal pole sellega mingit pistmist, jõuad sa iga kord järeldusele, et sinu seisukoht kõigi asjade suhtes on vale. Abivahend. Selline küsimus, kellele see kuulub? Siin on üks märkimisväärne inforaas. 98% su mõtetest, tunnetest, emotsioonidest ei kuulu sulle. Sul on erakordsed psüühilised võimed. Sa suudad tabada end ümbritsevate inimeste masendust, pahameelt ja teisi tundeid ning arvata samas, et need on sinu tunded. Asi pole üldse nii. Kuidas saad sa valida enda jaoks mingit elu, kui su mõtted, tunded ja emotsioonid üle pea sulle ei kuulu? Ja sa ei saagi. Püüad elada lähtudes kõigest, mille oled teistelt inimestelt kogunud. Aga tegelikult ei ole sellel kõigel sinuga mitte mingit pistmist. Näiteks mõtle, kui palju sinu seisukohtadest päriselt sulle kuuluvad. Heini sõnul aitas just see abivahend ta elu päästa. Ta ütles, 10 aastat tagasi kavatsesin ma end tappa. Ma olin isegi kuupäeva valmis mõelnud, aga siis läksin ma ühele barsi kursusele, mis muutis kõik. Esimese barsi sessiooni ajal ütles mu nõustaja Shannon mulle, 98% su mõtetest, tunnetest ja emotsioonidest ei kuulu sulle. Mina kostsin seepeale, mida iganes. Ta isegi kirjutas minu jaoks paberilehele abivahendi. Küsimused, kellele see kuulub? Kellele see küll kuulub? Tavaliselt oli mul kombeks hommikuti nutta pärast seda, kui mu kihlatu tööle läks, sest ma ei teadnud, kuidas ma oma elu tagasi rööpasse saada. Ma olin proovinud lugematuid lahendusi ja olin meelt heitmas. Ühel hommikul lamasin ma nuttes voodis ja võtsin välja selle väikese paberilehe, millelt lugesin, kellele see küll kuulub. Pisarad ja meeleheide kadusid silmapilguga. Ma tundsin üheaegselt viha ja elevust. Olin vihane, sest keegi oleks pidanud mulle seda ütlema juba sündides. Siis polnuks mul vaja läbi elada kogu seda hullust, masendust, enesevihkamist ja kõiki neid enesetapumõtteid. Olin elevil, sest kõik need tunded kadusid hetkega. Ma mõtlesin endamisi, mis kurat küll praegu juhtus. Siis ma taipasin tõde. 98% sinu mõtetest, tunnetest ja emotsioonidest ei kuulu sulle. Ma otsustasin sel samal hetkel alustada 3-päevast harjutust. Ega ole seda kunagi kahetsenud. 3-päevane harjutus. Esita küsimus, kellele see küll kuulub? Iga mõtte, tunde ja emotsiooni kohta 3 järjestikuse päeva jooksul. Sa ei pea küsimusele vastust leidma. Tähtis on vaid küsimus esitada. Kui energia tundub küsimust esitades kergemana, siis ei kuulu see sulle. Tagasta see saatjale. Nende 3 päeva möödumise järel jalutad sa ringi nagu meditatsiooni elav kehastus. Sinu peas ei ole enam ühtegi mõtet. Küsimus, kellele see küll kuulub, hoiatab sind, kui sa tegutsed lähtuvalt millestki sellisest, mis ei ühti sinu vaatenurgaga. Sa ei pea tuvastama isegi seda, kas tegu on mõtte, tunde või emotsiooniga. Kõik, mis pole päriselt osa sinust, tundub sulle ahtana
sest kõik mõtted, tunded ja emotsioonid on olemuse kokku liitsutud kuju. Kui tahad katsetada lihtsamat lähenemist, siis proovi meenutada sellist aega oma elus, mil sind valdas täielik rahu ja rõõm. Kui sa koged midagi sellist, mis ei ühti selle tundega, küsi endalt, kellele see küll kuulub. Kõnealune harjutus toimib nii, et esimesel päeval suudad sa seda teha umbes pool tundi, enne kui end täiesti kurnatuna tunned. Umbes 2 tundi hiljem tuleb sulle meelde, et peaksid seda harjutust ikkagi tegema ning sa alustad uuesti. Seekord suudad sa vastu pidada 40 minutit ja mõtled endamisi. Appi, see nõuab liiga palju pingutust. Mul polnud aimugi, et minu suunas paiskub kogu aeg nii palju mõtteid, tundeid ja emotsioone, mida ma ette näha ei osanud. Ja paar tundi hiljem meenutab harjutus sulle uuesti ning sa kordad seda 50 minutit. Sellega on esimene päev möödas. Ja ma pean siin katki jätma, sest uskumatu, mul on aeg juba otsas. Nii kiiresti läks see aeg kuidagi. Mitte just 40 minutit, aga ta annab mulle märku, et mul on aeg hakata nüüd lõpetama. Ma olen seda küsimust proovinud, et see on väga hea küsimus. Üldse sellel Accessil on hästi head küsimused. Nii, ma panen praegu siis selle salvestuse kinni ära